Koreograaf Joel Juht on küllap paljudele tuttav, kas siis õpetaja või tantsijana. Olgu tema isiklike kogemuste põhjal jagatud nõuanded inspiratsiooniks, toeks ja julgustuseks kõigile, kes tahavad uuel aastal eesmärkideni jõuda. Minu jaoks ei ole nagu enda motiveerimine väga suur probleem, et mulle meeldib olla tegus ja mulle meeldib, kui inimesed saavad must rääkida. Selleks me elame ju üks kord, et teha midagi, mis jääks nagu meelde. Ja sellest ma lähtuvalt ma olengi nii-öelda siis üritanud nagu teha kogu aeg asju võimalikult maksimaalselt, võimalikult hästi ja loomulikult kodus on mul igale poole kirjutatud ülesse seina peale. Soovitavalt on hea, kui on mitmes kohas, eks ju. Siis on mul omal nii-öelda sihuke väike unistuste raamat, kus ma kirjutan oma unistusi ülesse ja tekitan nii-öelda siis pilte sinna, et mul tekiks mingi visioon. Et me oleme nagu oma elu sepad nagu arhitektid, kes nii-öelda loovad mingi pildi, et mida nad tahaksid nagu mingi aja pärast nii-öelda siis näha. See aitab nagu paremini seda visiooni nagu tekitada ja seda unistust nagu täide viia, sellepärast, et kui sul ei ole nagu ees nagu pilti, kuhu poole sa tahad nagu liikuda, siis sul ei saa tekkida seda võimalust. Ma alati nagu viskan nagu lastega naljat, et jube hea on öelda, et tule külla mulle, aga kui ma ei ütle nagu täpselt, et mis mu aadress on, et siis nagu punktist A punkti B nagu jõuda läheb ikka väga kaua aega. Et alati on nagu hea, kui see on nagu fikseeritud ära nagu ajaga, fikseeritud ära nii-öelda siis konkreetse kohaga ja kui need on nagu ära tehtud, siis on nagu kindel, et inimene jõuab kohale nii külla kui oma tulemustegeks. Tavaliselt valitakse trenn meeldivuse järgi, kuid see võib jätta harrastaja mugavustsooni ning mõjuda tema keha arengule tagasihoidlikult. Mina ei saa öelda, et ma oleks kõike spordialasid teinud nagu ainult meeldivuse pärast. Et küsimus on ikkagi selles, et mis tulemust me soovime saada ja mis ajas on ja millal. Mina isiklikult teen 3 trenni, ehk siis ma tantsin, eks ju, õpetan, siis ma teen tai-boksi 3 korda nädalas, pluss siis vastavalt siis kuidas see mu treeningkoormus on, ma käin nagu suusatamas, ehk siis need on mu 3 asja, et mis võimaldab mind nii-öelda siis arendada nagu 360 kraadi. Et minu jaoks on oluline see, et inimesed saavad treenida oma koordinatsiooni. Inimest arendab edasi koordinatsiooni nagu treeningud, rütmitrennid, et mingi muutused. Ja see on nagu siuke asi, mida mina arvan, et inimene peaks olema südames rohkem nagu mõtlema siis enda peale, et kuidas ta siis tervist saaks nagu paremaks teha, kuidas ta oma rühti saaks paremaks. Peale väga tõsist põlvetraumat vajas Joel pingutust, et tekkinud masendusest ja sellega kaasnevatest nii-öelda lisaboonustest vabaks rabeleda. Tekkis nagu nii suur stress, et ma isegi tahtnud nagu midagi teha, et ma valmistusin väga suureks nagu võistluseks ja ma sundisin ennast nagu tegema nagu sporti, ma läksin järelravile ja ma sundisin nagu tegema, siis mingil hetkel tekkis mul ikkagi see auk, kus ma nagu ei jaksanud nagu sellest nagu välja tulla. Ma võtsin juurde niimoodi mingi 6-7 kilo. Ja see 6-7 kilo nagu oli minu jaoks paras nagu katsumus, et kui sa tantsimise tegeled, siis keha peab olema kerge ja kuna meil on hästi palju seda gravitatsiooni, et me ju teeme igasuguseid trikke ja hüppama, siis see hakkas mõjuma nagu nii-öelda kehale nii julmalt, et ma ei suutnud nagu mingeid asju sooritada enam nagu nii, nagu ma nagu tahaks, et asi on nagu vanuseski. Pigem oli see, et see stress, ma ei hoolitsenud enda eest, ma lasin selle käest ära korraks ja siis ma nagu otsisin kogu aeg ja tänu oma heale sõbrale Aivarile, kes nii-öelda siis lõi mulle selle suusapisiku nagu sisse ja siis see on nagu hästi palju aidanud, et nüüd tänu sellele olen ma teinud väga palju nagu mahutrenne
et 2-tunniseid trenne, et jooksmas 2 tundi, sõitnud 3 tundi suuskadel, on ju. On meeletu töö on see on nii meeletu töö, et isegi mäletan, kui me esimest korda läksin Nõmmel, läksin suusatama, tegime ühe tiiru ära, see üks tiir oli 8 kilomeetrit ja siis tegime teise tiiru, siis ma mõtlesin, see teine tiir nagu see ei lõppegi ära. Hea sõbra nagu sihukese vedamisest on nagu saanud nagu asi, mis on hakanud nagu meeldima, et see on jällegi koht, on ju, et vaata, kes su ümber on, et millised sõbrad sul on. Üheks oluliseks abiliseks peab Joel treenimisel pulsikella olemasolu. Ma näen ära ikkagi selle normi, mis on mul nii-öelda tervisekontrollist on nagu välja võetud, ehk siis ma olen käinud tervisekontrollis, ma olen teinud nii-öelda oma maksimaalse ja siis selle alumise, et ma tean, mis mul see pulss kõige kõrgemal peaks olema ja see, mis oleks keskmine nagu treeningu pulss, on ju, et millega ma saavutaksin nagu tulemust ja ma tean, et inimesed on teinud 2 aastat näiteks, on teinud väga kõrge pulsiga trenne ja nad ei ole saavutanud oma tulemust. Ja vaatavad, et teised arenevad nagu mööda. Lisaks korralikule uneajale on kahtlemata tervisele hädavajalik ka tasakaalustatud toitumine. Minu lemmikud asjad on täna nii-öelda siiaseemned ja siis rohevetikas, et mida ma nagu söön nagu toidule juurde ja loomulikult vitamiinid.